Et saada heaks kodukoristajaks, siis esmajärjekorras see inimene peaks olema hea suhtleja. Puhastusteenindus on kommunikatsiooniäri. See, kui sa oskad välja selgitada, et mis on konkreetse kodu vajadused ja mida nad sinult tegelikult ootavad ja mis on neile oluline, et me ikkagi alustame nii-öelda seda sammumist koos selle perega. Oluline on mõlemale osapoolele aru saada niimoodi üksteisest, et nad mõistavad, mida üks pool soovib ja teine pool suudab pakkuda. Kui me räägime kas või kodukoristusest konkreetselt, et see on ikkagi heaoluteenus. See on inimesele aja andmine, et tema tuleb enda vastutusrikkalt töölt või tal on lapsed, kellega tegeleda või mis iganes hobid, et ta saaks tegeleda sellega, mis talle tegelikult meeldib. Et ta ei tunneks, et ma tulen töölt ja ma tulen koju ja ma hakkan jälle tööle. Me kõik vedame enda kodudes tegelikult väga palju aega. Kuidas me seal ennast tunneme, et see on hästi oluline. Kui meil sai kodu korda, siis meil kodupinged läksid maha. Et ma olen täiesti nõus sellega ja olen seda tegelikult näinud enda praktikas ka ikka päris palju.